Kätte on jõudnud 13. detsember. Meie Liliga just üritasime mediteerida 5 minutit. Ikka veel on see lapse kingades. Vaatame, mis kuu pärast on, et kas ma olen võimeline reaalselt oma pea nagu korrakski tühjaks laskma. Aga täna on meil semitegus päev. Kuna on pühapäev, siis me proovime ikkagi natukene puhata ka, aga kõigepealt me avame advendikalendri, siis me lähme Melluga loodusesse, ühte mu lemmikasja tegema, sellest räägime natuke aja pärast. Ja siis on õhtul vaja veel üks tööasi ära teha, aga hakkame otsast tegelikult üks asi veel. Täna hommikul märkasin üles selle peale, et ma vaatasin, et mul on Instagramis tulnud väga palju message'id ja ma olin väga segaduses, et mis juhtunud on. Ja tuleb välja, et suht paljud inimesed on vist avastanud vlogmassi minu oma ja kirjutanud nii armsaid ja toredaid kirju, nii et aitäh, kui sa võtsid oma aja ja kirjutasid mulle. Aitäh, kui sa vaatad seda videot, aitäh, kui sa paned like'i, aitäh, kui sa kommenteerid, sest ma teadsin, et ma tahan vlogmassi teha enda pärast, sest mulle väga meeldivad jõulud ja ma tahtsin seda endale mälestuseks. Aga et nii palju toredat positiivset tagasisidet tuleb, seda ma ei osanud üldse oodata, nii et aitäh, see teeb mu südame nii soojaks ja ma olen uskumatult tänulik selle eest. Aga advendikalendri aeg. Mul on tunne, et ma peaksin nagu endale kirja panema või siis vähemalt vaatama eelnevalt eilsest materjalist, et kumma ma avasin, sest ma taaskord ei suuda meenutada, nii et võtame selle, vaatame, mis juhtub. Nii, ja taaskord kuskil keskel. Issand, siin on nii vähe veel alles. Ma vist võtan siit karbist rohkem, mul on siuke tunne. Holy shit, okei, võtame selle. Nii, ja täna on meil rebase plika külla tulnud ja mida ta head pajatab. Nii. Leia jõuluvana ja tee temaga pilti. Kurja. See väljakutse oleks võinud eile olla, sest me käisime jõuluturul ja seal on mingisugune holograafiline on see sõna vist. Jõuluvana, kellega oleks jumala hea olnud pilti teha, aga ei ole hullu. Me mõtleme täna ka mingi lahenduse välja, et kuidas me saaksime jõuluvanaga ühe toreda pildi. Aga nüüd kindlad kätte müts pähe, sest me lähme loodusesse, aga enne haarame siis Melluga peale ja viime ta ühte mu lemmikkohta. Oi, tšau! Nagu ei oleks valmis selle jaoks, et sa vlogid nagu. Selleks peab kogu aeg valmis olema, kui minuga olla. Tuleb tõesti. Said oma rõhud? Sain oma lõigrerohu kätte. Tuleb välja, et Mellu siin ei saa olla koerte lähedal muidu. Kes veel ei teadnud, siis Mellul oleks ammu koer muidu. Aga väike mops. Paraku vist ei saa. Meie suundume nüüd aga Kõrvemaa suunas, sest seal väidetavalt on raba peal jää. Ja me proovime seal uisutada, sest see on kõige ägedam asi üldse. Jaa. Eriti küll. Korda proovime. Me hakkame tulema. Mina olen ikka varem käinud, eriti äge on siis, kui nagu suhteliselt, no mitte veel väga paks ei ole see jää, siis ta laulab hästi ägedalt. Aga lähme vaatame, kuidas praegu on. Ma nagu täiega kardan, et see jää oleks piisavalt paks. Nii palju inimesi uisutab, sest hästi paks jää on praegu. Et praegu on olnud järjest nagu külm, mingi 12 senti oli, ma vaatasin, keegi tegi just nagu, et seal ikka on safe. Ja ma usun, et me saame endale need, mis asjad need on, vaata. Et kui sa sisse kukud, siis sa lööd jää sisse ja siis rõnd välja. Ei kuku või kuhugile sisse. Nii jõudsime Kõrvemaale. Kas on talvevõlumaa või? No mega. Nagu reaalselt nagu päris talve. Siin on ikka nähtud ligi 3-4 päeva kindlasti vaeva, et lund toota, mis tähendab seda, et suusarada on juba avatud, kelgutada saab, me võtsime Mellule juba uisud, nii et me lähme vaatame ja proovime, kas me saame äkki Vene järvel siis minna uisutada, kuigi praegu see, kes rentis meile need, ütles muidugi, et kõik inimesed on sinna läinud. Mis tähendab, et me tõenäoliselt nagu päris kahekesi ei saa uisutada. Kunagi ma käisin Maiuga, vaata. Ja siis me olime full on kahekesi. Et see oli päris cool. Ja siis sai Lili nagu vabalt ringi. Ja vaata, me mõlemad oleme siuksed, et me saame, on ju. Et tavainimene käib 9-10. Aga me mõtlesin, et me läheme vaatame. Ma näitan teile korra. Lili sikutab natuke. Sinna ka, sest seal on puud ka reaalselt lume alla kattunud, nii et läheme uudistame natukene enne, kui me lähme siis uisutama. Sa oled jälle siukse koha, kus ei ole väga sügav. Seal oli nagu ma vajusin täiega sisse. Oota, Mellu, sa üldse oskad suusatada või? Ei. Lookseepsin jälle. Ma ka ei ole seda siiamaani ära õppinud, aga praegu, kui ma vaatan nüüd, siis on täiega siuke tunne, et tahaks ka. No ma võtsin need uisud ja siis ta ütles mulle, et need käivad alla nagu suusad. Ma olin mingi,
ma ei tea, kuidas suusad alla käivad. Sinna poole on kusjuures jumala ilus valgus, nii et ma arvan, et me teeme paar klõpsu ka enne, kui me läheme siit. Kui Mellu üldse välja saab. Vajun lihtsalt järjest. No siin on ikka lund sajab, ma ütlen. Me oleme mõlemad jumala mingi. Korralikult sajab. Kaamerad on jumala märjad juba, aga täiega mõnus. Ma nii ootan lund, ma nii loodan, et nagu reaalselt lähevad lumised jõulud. Mis sa arvad? Teeme vanuseid, kas tuleb või ei tule? Tead, ma ausalt kardan, et ei tule. Siis tuleme kõik kõrvema. Jaa, ma tahtsin öelda, et peame siia tulema nagu. Tead, mis paneks lihtsalt Muhumaal mingi puuri käima, samamoodi selle lumemöldri lihtsalt käima. Jaa, oleks ju. Okei, lähme uisutama ka või? Lähme, davai. No jälle! Kuidas oli Venejärv? Nii tore ja libe. Ei olnud uiske vaja? Me tegime lumeingleid, joogat, uisutasime, jooksime võidu, me tegime kõike lihtsalt. Spordipäev. Ja ma räägin, see on mul lemmikjärv üldse, kus käia vahet ei ole, kas see on nagu suvi või talv, lihtsalt see on alati epik. Nii, mina tegin esimesed sammud jää peal ära, väga stabiilne ja paks jää on. Mellu, kuidas on, kas julged tulla või? Sa võid algul vaata niisama tossudega tulla, et sa saad tunnetuse kätte. Tulen. Oh my god, ma julgen tullagi nagu. Anna mulle oma. Käeke. Siin nii libe ei ole, siin on täpselt siuke mõnus nagu. And she did it, ladies and gentlemen! Ta on vee peal ja ta ei värise! On ilus, on ju? Mine, et siin on jälle. Kujuta ette, kui siin oleks kõik lumine praegu muidugi. Ja siin tavaliselt on tegelikult see, et hästi ilus päikseloojang on, et praegu on pilvine, aga ma arvan, et me peame mõni päev tulema ka nagu päikseloojang ka, sest siis on, see on nii ilus siin järve juures nagu. Nii, aga uisid jalga ja teeme paar tiiru ka. Kuna ma ei ole uisutanud miljon aastat, siis this is going to be sketchy, ma tänast kukun, kus su käed on, anna mulle üks käsi. Aga vähemalt mul on väga ilusad uisud selle jaoks, et siin väga ilusad uisud on. kõige püssimad ever. Sul on nagu väga matchi kostüüm. On. Lili, kas sa sööd lõkkeplätsilt kõik toidu lihtsalt ära või? Valgus on praegu nagu Weird on, siis tuleb teiselt poolt. Jaa. Lili on ikka mega õnnelik, ta saab lihtsalt ringi joosta ja kuna ma olen uiskude peal, siis seda on seda, et ma liigun suhteliselt kiiresti, nii et ta saab reaalselt joosta. Nüüd lähme vaatame, kuidas Mellule tänab. Mul on tunne, et ma juba sain oma uisutunnetuse enam-vähem kätte. Suht stabiilne on olla, julgesin isegi kaamera võtta kaasa. Nii et, aga Mellul on matkauisud, mis on omaette struggle. Ma olen ühe korra käinud nendega ja see on natukene raske, sest kand on lahti. Nii et vaatame, kuidas õnnestub. Mellu on palju osavam matkauiskudel, kui mina esimene kord olin. Ehk siis ta juba reaalselt juba liigub ringi. Ja minul on nagu, ma olen nii rahul. See oli nagu best dishes on ever endale uisud osta. Ma ei oskaks enam paremat viisi valida, kuidas oma pühapäeva veeta nagu. Pluss ma ehitan Lili täiega ära niimoodi, mis tähendab, et ta tudub terve õhtu kodus. Ja te tõenäoliselt ei kuule, aga tegelikult see rabalaugast laulab, kui siin peal uisutada. Mis on nagu nii äge heli tegelikult. No, kui te tunnen? Võime juba sprinte teha. Mõtlen, et sa pead minu kaameraga ka vlogima. Davai, saab, ma lähen võtan. On the hunt for Mellu's camera. I see it there. Vaadake, kui julged me oleme lihtsalt mingi kogu stuff, tehnika on lihtsalt mingi come and take it, babies. Nii. Double vlogger life. I got this. Nii. On koju viidud, õues on vahepeal pimedaks läinud, mina olen üldse Google Pirita kloostri juurde jõudnud, sellepärast et täna siis Jan Roose kõndis ühelt müüriseinalt teisele, sest siin on mingi Pirita jõululaat, mis avati. Ja siis ma üritasin saada kaadreid, et ehk ma saan kasutada neid TikTokis. Fingers crossed, et õnnestus, sest
suht külm on, nii et näpud väga ei funktsioneeri ja ta on helendaval liinil kuskil taeva ja maa vahel. Nii et väga põnev väljakutse oli, ütleme nii. Ja nüüd me läheme siis arvuti taha, teeme natukene tööd ja jätkame vlogiga pärast seda. Me oleme stuudios tagasi, sest eile jõudsin ma ainult karbid valmis voltida, aga ma ei jõudnud reaalselt neid ära pakkida, nii et ma mõtlesin, et homme hommik läheks asi võimalikult ladusalt. Siis ma panen täna ikkagi pakid valmis ja kuna me homme viime need juba laiali, siis ma saan teile ka näidata, mis me sinna sisse siis panime. Et me teadsime Lonni ja Märdiga, et me kindlasti tahame, et see oleks midagi Eesti disaineritelt, aga me ei tahtnud, et see oleks midagi sükest, mis on nagu poelettidelt saadav, et see võiks ikkagi olla kuidagi Spark Custom ja kuna Spark Studio logo on siis välgu noekene, siis me lasime mõned asjad teha, mis on siis sellest inspireeritud. Ja kõige esimene asi, mis me siis võtsime, on niukene helkurike, mis on minu arvates nii armas. Nad tegid nii kiiresti ja nii mõistliku hinnaga meile selle, et see on nagu uskumatult äge. See on siuke, mille ma paneksin reaalselt ka endale mingi jope külge, koti külge või kuhugile ja nagu... Teine asi, mis me lasime siis disainida, on ühelt mu lemmik Eesti brändilt, puhtalt sellepärast, et mulle väga meeldivad nende illustratsioonid ja see on otse loomulikult ööloom, sest Karmen on nagu, ta on nii andekas joonistaja ja me saime endale täitsa Spargi öölooma, mis tähendab, meil on siuke custom mask ja see custom mask on siis selline mustrebane kollase välgunoolega, mis on nii äge minu arvates. Ja kõige viimane asi, mis meil pakis on siis see, mis ma käisin Rahvaraamatust võtmas, ehk siis väike jõulukaardikene ja kui keegi vaatajatest teab mind, siis te teate, kui väga mulle meeldivad ükssarvikud. Nii et otse loomulikult, kui ma nägin seda, siis ma olin nagu must have. Nii et nüüd ma panen kõik need 25 karpi ilusasti valmis, et homme saaksime päkapikke mängida. Ma ei tea, mis teema sellega on, et kui ma käin kuskil looduses värske õhu käes, siis ma reaalselt tahan magama minna juba õhtul kell 9. Nii et kui ma koju jõudsin ja istusin siia vaiba peale, siis ma olin mingi ma korraks heidan pikali, korraks panen silmad kinni ja ma puhkan lihtsalt hetkeks, ega magama ei jää. Aga ei, me ei puhka enne, kui jooks on tehtud. Aga tõepoolest, ma ei tea, kas asi on vanuses või milles, et siis kui ma 20-ndates olin, siis ma võisin magada 4-5 tundi öösel, see oli täiesti fine elutempo minu jaoks. Nüüd mul on vaja vähemalt 8 tundi und, et ma tunneks, et ma olen nagu puhanud. Ma ei tea, te võite teada anda, et kui kaua te magate öösiti. Lili, kaua sa magad öösiti? Sa magad mingi 20 tundi päevast põhimõtteliselt. Aga nii kaua, kui te kommentaari kirjutada, siis ma lähen kiirelt jooksvare. Toiduaeg! Ehk siis ma olen valmis vlogi tänaseks kokku pakkima ja keerama ennast voodisse, aga 2 väikest asja enne seda veel. Esiteks, ma tõepoolest nägin täna jõuluvana ja ma tegin temaga koos pildi. Ta on seal taustal kuskil, ma ei tea, kas te näete. Kuna meil on pandeemia, siis me teeme selliseid asju distantsilt, on ju. Aga seal, kui ma Jaani käisin filmimas, siis tõepoolest siin oli jõuluvana olemas just nagu tellitud, nii et tänane väljakutse sooritatud edukalt. Ja teine asi on siis mõttetera ja see tuleb sellest samast Joe Rogani ja Matthew McConaughey podcastist lihtsalt sellepärast, et seal oli nii palju puhast kulda, mida tuleb veel läbi filtreerida enda jaoks mul vähemasti. Ja üks asi, mis mulle väga meeldis mõtteterana oli see, et me inimestena ei ole ühesugused ja see on hea. Me peamegi tähistama ja ülistama meie kõigi erinevusi, sest see on see, mis rikastab. Nii et tänaseks lõpetame ja näeme juba homme.